kaks erinevat varianti. Üks on üle mägede, siis on 40 või teine on vähe siledamat maad, 40 kilti tuleb ringi. Nüüd ei teagi, mis teha, aga vaatame, kui märgid suunavad veoautot nagu kuskilt teist kaudu, kus on nagu lamedam, et eks siis tuleb minna. Teine navi ajas teist teed ka, vaatasin, et jube mägin, et panin siis selle uuema navi järgi, mis peaks nagu tark olema. Aga vaatame, mis saab. Et üks rekka on vastu ka siin tee peal tulnud, ma loodan, et see ei ole see rekka, mis kuskil ümber keeras ja tagasi tuli. et vaatame. Muidu mul meeldib seigelda ja kõik on väga äge, aga ma pean tööd tegema ja mul on vaja see koor oleks vaja väga täna maha panna, muidu see tähendab üks päev hiljaks jääda, võib tähendada lõpuks tervet nädalavahetust kuskil Kreekas passida. Muidugi kui ütled Kreeka, siis see kõlab nagu väga ägedalt, aga äge on siis, kui sa nagu vägisi ei pea kuskil istuma. No tõenäoliselt ei olnud see teevalik kõige paremate killas, sest praeguse seisuga me oleme sõitnud seda remonditavat teed umbes 100 kilomeetrit ja me oleme jõudnud kogu selle teelõigu poole peale ja kui me oleks teist kaudu läinud, oleks tõenäoliselt juba kuskil laadimas olnud. Aga praegu täpselt ei tea, kas me üldse täna veel jõuame selle maha laadida. Eks siin nüüd järgnevad mõnikümmend kilomeetrit näitab, mis saab. Kellegis paraga ei ole kindlasti. Ühesõnaga, tere hommikust. Ma teen nüüd kuukst. Ja, las tee. 6.42. Ja täna on siis meil 5. päev. Ja täna on see päev, kui me saame oma esimese kauba maha panna, siis eile jäi tsipa puudu ajast, umbes pool tundi. Ja me jõudnudki sinna, see vale teevalik pani väikse puraka meile. Aga no mis sa teed? Siukse elu on. Vahest ei tule välja. Muide see Rumeenia on jätnud üllatavalt positiivse mulje. Mul olid ootused hoopis madalamal, kui ta tegelikult on. Et arhitektuur on äge ja inimesed tunduvad põnevad ja maastik on kihvt, selline mägine. Ja eile see tee, mida me tulime, see oli muidugi väga halb tee, aga see oli väga kihvt tee. Möödud serpentiine veits urgitses ja väga kihvt, kus kohas näiteks matkaautoga sõita või sellise matka-enduro sikliga tulla siia matkama. Ja see osa kõik oli äärmiselt positiivne. Ja see positiivsus jätkus kuni selle hetkeni, kui me jõudsime siia tanklasse, kus me, mitte tanklasse, vaid sellesse teeäärsesse peldikusse, kuhu me ööbima jäime. Ja sealt tuli siis see tädi, kes sinna WC-paberit juurde paneb, pistis pumbaga otsa sellesse paaki, kuhu kogu see kaka kokku läheb. Teise otsa vedas siia samasse teeäärsesse kraavi ja siit voolas see padinal pull. Kõrval asuvasse jõkke. Lihtsalt lasi kogu selle peldikutäie seda jama siia jõkke, nii et silm ka ei pilkunud. See oli tegelikult päris räts. Lihtsalt. Kuidas niimoodi tehakse. Ma veel enne vaatasin seda jõge, et sinna võiks pesema minna. Ja ma olen täiesti kindel, et ta ei ole ainuke. Olen täiesti kindel, et sinna lastakse veel igasugust jama sinna jõkke sisse. Nii et jõgedes pesemisega tuleb siin Rumeenias olla ettevaatlik. Pensionis on. Niuks asja liiga. Lõial mu lõuad lähevad. Kuidas see eilne niblimine või seal kütusekulu mõjutas? Kütusekulule see mägedes ja remondi peal mõjus hästi. Sain 40,2 terve päev eilne. Et tegelikult sellise koormaga on niisugune normaalne on sellel autol kuskil, ütleme siis 28 sajale. Et
Valisin vale raja, ei käi iga päev siin, ei teanud. Oleks pidanud teist rada mööda sõitma, aga nüüd ei ole enam teha midagi. Nüüd on sõidetud, järgmine kord on targemad. Ja kaotasime aega, kaotasime ikka niimoodi, et kole kohe. No ühe päeva kaotasime ära selles mõttes, et eile oleks saanud selle koorma tegelikkuses maha, mis meil oligi arvestatud nii ja suure tagavaraga veel ja täna hommik oleksime juba Sofias majandanud, aga läks nii nagu läks ja mingi 68 kilti jäi meil puudu mahalaadimiskohast, aga seadus rohkem sõita ei luba ja ongi kõik 68 kilti võrdus praegu siin ühe päevaga, mis tõenäoliselt nädala lõpuks tähendab seda, et me reede Ateenas koormat maha ei saa. Ja see tähendab lihtsalt pikka passimist meil. Et see kokkuvõttes läheb meile maksma mingi 3 päeva vist. Ma pean siin praegu süütu kõrvalseisjale ütlema, et mina küll ei tahaks selle katkiste aluste koormaga praegu siia kohale jõuda ja minna mingeid asju ajama, et kuidas need maha saab ja kuidas. Aga tundes Ratti, küll ta ennast sellest kuidagi välja räägib ja tal millegi pärast kipuvad asjad laabuma. Aga mina tunneks küll ennast suhteliselt halvasti praegu sinna minnes. See koorem on vahepeal veel laiali vajunud ja mõlemal poolt jälle punnitab natukene. Et 2 esimest pakki saad ilusti kätte, siit saab veel, ütleme 3 pakki kätte. Aga sealpool on üks on nii ümber vajunud, et tuleb hakata käsitsi maha võtma, et vaatame, kas tuleb pahandust ka või ei tule. Loodame, et ei tule. Aga jama on, ma ei mõistnud enam paremini seda koormat siduda ka ja seal sai nagu peale laadides märgitud ka, et see on nii vedel, et kas see kestab öelda, aga meil läheb iga päev, et kestab küll. Ja ei saa nüüd öelda, et oleks mingi hirmsasti rallitanud, sai tagasi hoitud isegi. Muidugi alles siis, kui esimesed ümber olid. Aga kõvasti rihma panna, siia ei saagi kõvasti rihma panna, sest see on pehme materjal ja üle selle puust asi läheb niisama katki ilma rihmata, sinna ei saa üldse rihma peale panna. Eks ta vajutaski, et rihm on peal, siis vajutas alumised laiaks ja ongi kõik. Pole teha midagi. Tõenäoliselt oleks nüüd püsinud, kui oleks kõik ristipidi sisse panda, aga on ebamugav laadida, lihtsam on niipidi panna. Et oleks ristipidi panna, mis taga viimased olid väga hästi seisid. Et võib-olla järgmine kord saab sükest asja öelda, et paneks kõik ristipidi, oleks äkki mõnusam. Tõstuki juht oli selle peale närvis, et teised pidid vaata käsitsi koormat maha aitama tõsta, aga tema pidi tõstukiga sõitma ja tal ei lastud käsitsi midagi aidata ja see ajas teda närvi, sellepärast ta karjus seal tõstuki peal hirmsasti. Teab ka mõnda teed. Kunagi ma olen sõitnud seda teed mööda siin, et öö ja päev on väikse patareid, kõik on öö ja päev niimoodi areneb, et täitsa lust on vaadata. Teed, värgid, siin oli mudaväli, kui sõitsid siin. Kõik on teistmoodi, väga positiivne. Selja taga oli meil just üks bensujaam ja restoran ja hotell ja ma mäletan, oma kalli kaasaga kunagi käisime siin, siis ühel pool teed käisime söömas ja ütlesime, et aga me tahame kaartiga maksta, ja ei ole probleemi, pidi üle tee kõndima hotelli, seal sai kaartiga maksta. Et ühe peremehe oma nagu see business, kõik seal bensujaamad, hotell ja söögikohad ja aga nüüd kõik on ilus ja särab ja majad on ka korras ja ma mäletan nagu seda aega, et küla ja linna vahe oli see, et lihtsalt linnatänavad olid laiemad. Aga lapsed ja sead ja padrid kõik jooksid palju elu ringi seal ja lehmad ja nüüd on hoopis teine pilt on sellest asjast. No Leon. No suitsu juuste? Oi. Saia ka nõus. Kus on juba mann? See on lõppu. Ăsta 10 euro. Ăsta 9 euro. Și ăsta? Nu? Nu? Atât? Ma arvan küll sellest.
piirile ja sadamasse ja peaksime praamiga üle saama, aga mind paneb nii imestama, et ei tule autosid nagu portsudega vastu, et oleks sealt praami pealt keegi tulnud. Et kui ta nüüd mingit põhjusel ei sõidagi, et siis me oleme jälle jamas omadega. Vanasti ma mäletan, et siit tuli ikka, nagu praam tuli jälle 10 kaupa autosi vastu, aga praegu täitsa vaikus, ühtegi rekkat pole siit vastu tulnud igatahes. Aga seal ikka olen vaatanud. Me oleme kohal juba, enam pole midagi. Raha tahetakse raudselt. Laed ikka läheb? Raha igatahes võeti, ma seda jõud küsida 13 euri. Praegu lähme sinna. Kui juhtuda muidu, et laev sõidab ära, tõenäoliselt peame oma ID-kaartid välja otsimise. Ja siis on laevapilet 62 euri. Ükski tehing ei toimu mingi kaardiga, vaid raha eest, sularaha eest. Et võt nii käivad need asjad siin. Aga praam nüüd töötab ja varsti läheb? Jaa, öeldi 10 minuti pärast. Ja tundub, et autos väga palju ei ole ka, ma loodan, et mahume peale. Aga kui ei mahu, siis tuleb järgmine jälle. Et käivad siin üle jõe, aga olen nii palju kuulnud, et üle Doonau. Et kui ikkagi paat täis ei ole autosi, siis ta ei lähe üle. Et see muidu on kahjulik businessi. Jõudsime otsaga Bulgaariasse. Mahalaadimiskohta on meil 100 kilti, natuke vähem. Aga see Bulgaariasse jõudmine on ka siuke tore, et Rumeenia oli, ütleme niimoodi, et väga äge. Keegi ühtegi lisaküsimust, mitte midagi. Sisse tulles me ei näinudki tollikat ega piirikat. Välja tulles nägime, naeratasid, kõik lõppes hästi. Erinevalt minu kartustest. Aga Bulgaarias siis piirikas. Anna mani, kohve. Ütlesin talle 100. Vaata, mulle ütles, kohve. Ütlesin 100. See ütles, okei, full kontroll. Ütlesin, okei, anna paberid ja full kontroll, siis full kontroll. Ütlesin paberid, hakkasin ära astuma. Küsin, kas ma ootan sind või sõidan ära. Nüüd on meil aeg otsas jälle. Meil on ajas kogu krooniline ajapuudus. Et ise oleks hea meelega edasi sõita, aga jälle meie eest on hoolitsetud, et me endale liiga ei teeks ja liiga palju tööd ei teeks, et me peame puhkama jälle. Ja hommiku edasi siis siit Sofiasse siis. 3 kohta Sofias vaja maha kallutada. Ja Sofia on siuke linn, et kellele ikka meeldib Rekkoga suures linnas sõita, kellelegi ei meeldi. Aga paneme oma 3 kohta maha ja siis lähme Kreekasse.